No tervitus kõigile! Ilus päikseline pühapäev. Kuna see nädalavahetus kodukandis ei ole, siis mõtlesin, et läheks vaataks, mis tuttava Rabajärve ääres toimub. Kuna teine pool on tööl, siis seekord lähen üksi. Istun praegu Prisma parklas, lähen vaatan, kas on ussi ja midagi söögi- ja joogipoolist kaasa. Kui Prismas ussi ei ole, siis Motonet siin samas ja autole hääled sisse ja sinna. Nii et ega pikka juttu ei olegi. Sõidan sinna ja näeme juba seal. No nii, otsaga parklas. Paneme asjad kokku ja minekut. Ilm kisub pilve. Loodetavasti ei hakka sadama. Siin on niisugune huvitav koht jah, et kui Tallinnas särab päike, siis siin võib olla korralik vihmasadu. Igaks juhuks panen kummikud ka jalga sellepärast, et ikkagi Rabajärv ja no kus sa lähed? Rabajärv ja see on korralikult märg võib olla. Päris südasuvel, kui päike on pikemalt paistnud, siis kannatab ka mingi väiksema potose või saapaga sinna venna, aga praegu võib üsna märg olla. Autos on igaks juhuks alati kummikud kaasas. Nii, mis ma siis kaasa võtan? Ma arvan, et ma võtan kaasa täna ühe käsiõnge. Siis võtan kaasa spinningu. Vist isegi forelli oma, kuna siit vist suurt augi karta ei ole. Ja tooli ka. Nii, tool. Ja rohkem ei olegi vaja. Auto vajab korrastamist. Siia tulles sai hooldusvälp ka täis 15 000, nii et tuleb veel lisaks minna lähiajal hooldusesse. Ai, jumal. Teine kott veel ja mul on praegu seljas on nii-öelda suurema kala püügikott. Eraldi on veel käsiõnge asjad. Jube varustus. Ei ole see kalamehe elu üldse kerge. Nii, uus katsetus. Tere! Lähme. Järveni on siit parklast 1 kilomeeter ja natuke peale vist jalutamist. Saab veel plaanid läbi mõelda, kuidas teha. Taevas hakkavad pilved tekkima. Lost ikka laseb 2-3 tondi püüda. Aga okei, ma ei raiska akut ja linti. Näeme järve ääres. No nii, ja kohal nagu nipsti. Käsiõng on juba püügile pandud, tool lahti. Kohe panen põhjaõnge ka sinna natukene eemale. Ja siis hakkan spinningut loopima. Vaatame, kuidas siis täna olukord on. Kas ahven liigub. Haugi ei ole mul õnnestunud siit saada. Välja arvatud üks kord, kui ussi otsa tuli mingi 15 sentimeetrine pulikas. Õigemini ilmele. Aga ja kus on, või mis on huvitav, et siin ka ahven ei taha eriti lanti. Ma ei ole mitte ühtegi ahvenat siin ei saanud erinevate lantidega. Kõik läbi proovinud. Tšigid, pöörlevad, woblerid, no ei taha lanti. Kui siis ussi. Kunagi üks kohalik mees teadis rääkida, et ahven pidi siin enamasti kaanidest toituma, et võib-olla siis sellest on asi, et oma röövinstinktid on ära unustanud. Aga okei, panen põhjaka ka püügile ja kui midagi on, siis tulemustest annan teada.
No nii, nägin esimese võtu ära. Aga vist võtab ikka, jah. Ops, ja otsad, läks minema. Ai, kas ikka tõesti konks on suur või? Hakkasin just panema spinna otsa põhjakat, et see püügile panna, et ei ole mõtet siin lanti loopida ja kohe võttis ka. Oleks pidanud rohkem süüa laskma vist. Või on konks liiga suur. Nii, aga selle hiinakaga on selline, et sellel oli 5 konksu otsas, kuna meil tohib 3 olla, siis 2 alumist lõikasin ära ja jätsin ülemised 3 alles. Need jäävad siis põhjast natukene kõrgemale. Vaatame, kas selle saab kaugemale visata ja siis näis, kas sealt võtab. Nii, aga vähemalt võtta on nähtud. See on hea, kala on ikkagi siis. Päike tuli ka uuesti välja, loodetavasti jääb ka. Nii, põrutame selle siis sinna kuskile kaugemale ja vaatame, mis saama hakkab. Nii, sellele kellukese ka külge. Siis ei pea kogu aeg otsa passima. Panen selle kohe rõnga külge ja nöör pingumale ja vaatame. Nii, okei, tore. Nüüd peab mõtlema, kas tuleb sellele käsiõngele panna väiksem konks. Nii, okei. Praegu panen kaamera kinni, vaatan, kas vahetan sellel väiksema konksu vastu ja ootame siis tilinaid. No nii, tuleb tänaseks ära lõpetada. Täiesti mõttetu istumine täna siin. 4, peaaegu 5 tundi olnud, jah. Ja ainult 1 võtt selle aja jooksul. Kõigi 3 püügivahendi peale. Seega täna on üks sellistest päevadest, kus võib öelda, et ahvenal on siin suu lukus ja istu nagu tukunui siin, aga kala ei võta. Vot sellised lood. Igastahes, kui ma nüüd midagi ka üles panen YouTube'i sellest päevast, siis aitäh, et vaatasid. Nagu ikka, like ja subscribe. Tule järgmine kord tagasi, äkki siis on juba midagi näidata jälle. Tšau!